Aastaid on erinevad tehnoloogiablogid ja YouTube'i kanalid rääkinud paljudest automarkidest. Küll aga kõige rohkem on jäänud silma ja kõrva üks, Tesla. Süvenedes mõistan, et see on loogiline. Teslat juhib karismaatiline Elon Musk, kelle puhul pole kindel, kas tegemist on Jeesus Kristuse või James Bondi filmides tuttava kurjamiga. Ettevõte ise on vägagi tänapäevane ja eristub vanadest tegijatest dünaamilisuse ja suhtumisega ning teistest autostartupidest võimekusega toota rohkem kui 100 masinat aastas. Veebruariks 2018 oli toodetud 300 000 sõidukit. 2018 alguses küsis ka produtsent, kas sa Teslaga tahad sõita. Pakub 3 korda, mis ma vastasin. Sain esmase, kuid lühikese emotsiooni ning mõistsin, et auto kogemiseks ei piisa 1-2 päevast, veel vähem paarist tunnist. Sellest pisikesest proovisõidust väntasime lühikese klipi, kus kirjeldasin nii produtsendi kui enda esimesi tundeid ja mõtteid. Tänu sellele, et meie loodud video läks Teslale vägagi peale, oli esindus huvitatud ideest lasta meil eksperimenteerida Model X-iga lausa mõned nädalad. Tesla ainus nõue, nii nagu igal asjalikul automüüjal, et masin oleks kogu aeg liikumises ning ei vedeleks mõne esinduse või inimese õue peal. Läksime Soome, saime võtme ning seiklus algas. See on Tesla Model X. Elektriauto, mille tühimass on 2468 kilogrammi, pikkus üle 5, laius üle 2 ja kõrgus üle 1,6 meetri. Clearance 22 sentimeetrit ja teljevahe pea 3 meetrit. Edasi liigutamiseks on 2 mootorit. Kumbki 193 kilovatti ja energiat annab 100 kilovatt-tunnine akude süsteem. Muidugi veavad kõik 4 ratast, igava asjaga oleme ühel pool. Seda kõike võib sama hästi tootja veebist vaadata. Aga mida need numbrid tähendavad? Vastuste saamiseks on vaja kogeda. Esimene projekt, Lätti ja tagasi ühe laadimisega. Kogusime 5 inimest, leidsime aja, mis kõigile sobis ja sõit võis alata. Või tegelikult sain produtsendilt õhtul kõne, et kogu asi jääb ära, sest et ükski laadija ei toimi. Järgmine päev kulus paaniliselt kõnesid tehes ja infot otsides ning tuligi välja kurb tõsiasi. Elektrikastid, mis autosid laevad, on vananenud ning mõistliku kiirusega laadijaid on vaid käputäis. Särtsu annavad kõik, aga 10-15 tundi laadimisaega on veidi tüütu. Ja isegi need, mis toimisid, põiklesid ja võitlesid vastu ning aktiivselt tuli jälgida, ega mingit veateadet ekraanil ole. Küll aga värskemad kastid olid stabiilsed ning laadimine kiire ja muretu. Nii, kogusime inimesed kokku, laadisime auto täis, sõitsime Iklasse ja tagasi, laetud akuga üle 380 kilomeetri ning X ütles, et 80 saab veel sõita. Ilm oli soe ja mitte väga tuuline, seega mõistlikes tingimustes 450 kilomeetrit ühe laadimisega, fakt kinnitatud. Teine projekt. Mööda kõrvalteid Tartusse, et aiandushuviline saaks oma uusi mänguasju proovida. See andis võimaluse Teslat katsetada tolmustel ja käänulistel teedel. Kas ta kõlbab trippimiseks ning kas sinna mahuvad ka aiatöödeks vajalikud seadmed. Tolm ja käänuline tee ei valmistanud probleeme. Auto püsis ilusti teel, küll aga on tunda, et Tesla ei ole nii vaikne kui mõni samas hinnaklassis olev Saksa või Jaapani luksusmobiil. Trippida on hea, aga istmed on veidi naljakad. On tunda, et soositakse pigem peenikesi inimesi, mis siinpool maailma on okei, aga Ameerikas võib päris problemaatiline olla. Huvitav, kas tegemist on vihjega, et limpsi ja saia asemel võiks toitu süüa ja jala käia. Tööriistad mahtusid ära ja oksad said lõigatud. Kolmas projekt. Tiirutasime mööda Soomet, et näha, kuidas autopiloot toimetab ja kui kiired on Tesla ametlikud laadimisjaamad tegelikult. Autopiloot võttis circa 90% autojuhtimisest enda kanda. Praegu hoidmise, kaasliiklejate ja piirangute jälgimisega sai see lahendus ideaalselt hakkama. Tekibki tunne, et juht on formaalsus ning aastatepikkune autonoomsete autode arendus on murdnud massidesse. Tesla praegune lahendus saab hakkama iseseisvalt autojuhtimisega eeldusel, et teed on joonitud, kiiruspiirangud korrektselt andmebaasis ning sensorid puhtad ja korras. Autopilooti kasutasime kõikjal. Selline juhi abi peaks olema igal autol, rõhutan sõna juhi abi. Need õnnetused, mis on juhtunud, on kurvad, aga igas süsteemis võib tekkida viga, kas koodipõhine või inimlik. Teine kihvt kogemus oli Tesla ametlik laadimissüsteem ehk Supercharger. Hetkel oleme me Soomes Tesla kiirlaadija juures ja laeme 432 kilomeetrit tunnis.
Eestis kõige kiirem laadija suutis anda vaevu 200. Põhjust tunni ajaga saab aku täis. Wow. Superchargerid teevad Teslast väga loogilise auto. Baltikumis neid veel pole, aga kui tekivad, siis 400 kilomeetri tagant juhe sappa lükata ning süüa ja puhata on ka vedelenergiat tarbiva autoga sõites täiesti normaalne nähtus. 4. projekt. Võsa ja liiv. Õhkvedrustus annab Teslale 22 centimeetrit clearance'it. Need on numbrid. Produtsent võttis Tesla, ronis metsa, otsis läga, ei jäänud kinni. Leidis hunniku liiva ja veidi kõrgem auto. Kuhu länkar läks, ronis Tesla kaasa. Tesla on linnamobiil, mis suudab mõistlikes oludes juhile natukene loodust näidata. Kindlasti ei ole tegemist off-road masinaga, aga vaevalt keegi seda eeldabki. 5. projekt. Linn. Tegemist on võrdlemisi suure autoga, 6 kohta ikkagi. Linnas liigeldes aga ei teki kordagi laevajuhi tunnet. Pöörderaadius, nähtavus ja need on mõistlikud. Kõikvõimalikud sensorid annavad märku, kui keegi üritab külge maha sõita või on endal soov auto puruks parkida. Samuti avanevad tagumised uksed ka kitsastes oludes ning kõikidel reisijatel on mõnusalt ruumi. Ainus, millega tuleb arvestada, see meeletut tähelepanu. Tea, et kõik pilgud on sulle suunatud ja kui sa just pole harjunud helerohelise Lamborghiniga liikuma, siis on see tunne veidi võõras. Minu jaoks igatahes on. Model X sobib linnas asjaajamiseks väga hästi. 6. projekt. Proovime kiirendust. Model X on suuremat sorti perekonna jaoks väga loogiline masin. Usun siiralt, et kõik inimesed tahavad, et nende lähedased oleksid turvalises keskkonnas. Paberite järgi on Tesla turvaline auto ka gaasirünnaku ajal. Seda kõike on muidugi raske testida. Aga autode puhul olen alati imestanud, et räägitakse turvalisusest avarii puhul, aga ideest, et hea kiirendus vähendab avariiohtu. Mida kiiremini möödasõidu sooritad, seda ohutum ju. Selleks, et mõista, kui kiiresti on võimalik ohtlikust olukorrast pääseda ja kuidas Tesla peale seda käitub, võtsime appi paar inimest Aksele Ristast, kes tulid oma väga kiirete Subarutega ning sõbrapoisid circa 220 kilovattise Passatiga. Testid tehtud, Tesla on turvaline, vähemalt siis, kui on vaja mõnest olukorrast kiiresti eemalduda. Tänu eksperimentidele saime teada, et Tesla teeb seda, mida tootja lubab ja tegelikult palju enamatki. Süveneme disaini, interiööri ja üldisesse kasutajakogemusse. Moment, mil kasutad X-i autona ning ei mõtle laadimisele, on tegemist üpriski hästi kokku pandud masinaga. Sõites ei nagise, ei kolise, aga eelmainitud rehvimüra on veidi rohkem kui mõnes Mersus või Lexuses. Interiör on tänapäevane, lihtne ja kena. Juhi istumisasend, nähtavus ja autotunnetus sobisid mulle hästi. Kõik uksed, luugid ja nedasi on juhitavad puldilt ning juhi uks, kui seda soovid, avaneb autole lähenedes ise. Terve esimene osa on üks suur panooramaken, millelt kihvt taevast jälgida. Tagumised pistrikuksed on tõsised pilgupüüdjad ja ma mõtlen väga tõsised pilgupüüdjad, mis tunduvad veidi kohmakad, aga tänu sensoritele avanevad kitsastes kohtades väga täpselt. Kinniste uste ja luukidega näeb X välja nagu suuremat sorti peresõiduvahend, aga liikluses jääb see inimestele ikka silma. Tulles tagasi tuppa, on kiht vaadata, et nuppude kogus on viidud minimaalseks ning võimalikult suur osa kontrollist ning infost kovatakse 2 hiiglaslikul ekraanil. Üks naljakas küsimus muidugi jääb. Miks kõikide teiste autotootjate kasutajaliides, mis ekraanilt vastu vaatab, meenutab odavaid nutitelefone aastast kilpemõõk? Tesla UI on suurepärane, loogiline ja puhas. Ja kui vähegi taipu on, siis auto kõrguse, muusika, energia kogumise või mille iganes muutmine käib maru loogiliselt ning kordagi pole menüü rägastikus ekslemist. Muusikat striimitakse Spotify'st, mille premium on igast Teslast tasuta. Navigatsiooniks kasutatakse Google Maps'i, kuidagi loogilised lahendused, mida eeldaks juba kõikidelt autodelt. Tarkvara uuendatakse automaatselt ja saavad uusi võimalusi ning muudab UI-d veel modernsemaks. Muidugi on olemas ka nutitelefoni aplikatsioon, kahjuks äppi nägime vaid demo korras ja hetkeks. Nii et X on täiesti tavaline, kallis, tuim auto. Mitte päris. Need väikesed easter egg'id, mis on tuttavad arvutitest ja telefonidest, on ka X-i tarkvaras. Näiteks saab näpuga ekraanile joonistada, mis meie Instagrami jälgijatele näitas, et mehed ei küündi vaimselt kõrgemale kui 6-aastased. Jah. Autopilooti kasutades tõmbad kangi paar korda veel ning tee muutub vikerkaareks ning hakkab nõudma rohkem lehmakella. Mingi moment arvab Tesla, et on Bondi lootus ning võimeline sukelduma. Õnneks seda vaid pildil.
muidugi on võimalik sõita Teslaga kuu peal, Google Maps näitab kuu maastikku ning autot kui kuu kulgurit. Küll aga see põhiline peotrikk. Pragmaatiliselt pole neil asjadel mõtet, aga tegelikult on see tõest kaugel. See kõik näitab, et Tesla tarkvara arendajate armeel on piisavalt aega, et praktiliste asjade kõrval tegeleda ka mänguliste lahendustega, mis annab meile tunde, et tegemist ei ole külma korporatsiooni, vaid keskkonnaga, mis koondab enda alla modernse mõtlemise ning geniaalsed ajud. Annan natukene tausta, kuidas arvamuse kujunda. Üks osa on kindlasti katsed ja palju info otsimist, aga teine on lihtsalt kogemine ehk eesmärgitu sõitmine. Sellistel puhkudel viin ka võimalikult palju inimesi sõitma, et ka nende tundeid, mõtteid ja emotsioone saada. Tesla puhul käitusin täpselt samamoodi. Kaasreisijateks valisin erinevatest vanustest, sugudest ning taustadest mitte autohullud, et näha, kuidas sellest maailmast kauged inimesed seda kogevad. Inimesed olid hämmingus, vaimustuses ja mida kõike veel. Mitte ainult sellest, et see auto on vaikne, mänguline ja hullumeelselt äkiline, vaid see ebareaalne unelm emotsioon, mis tundub nii kaugel reaalsusest, aga nad on seal, füüsiliselt. See, kui rõõmsaks ja õnnelikuks see masin inimesi tegi. Vau! Juhul, kui võrdlen seda emotsioone tekitavate premium masinatega, arvan, et Tesla ei ole selles klassis, kus on Mersu, Porsche või Lexus. Eelmainitud autod on paremini kokku pandud ning kasutavad interiööris kallimaid materjale. Kindlasti ei tooma nende masinate miinuseks mõju loodusele enne, kui lõpetame Eestis elektri saamises kivi põletamise. Küll aga liiklusvahendina on Model X suurepärane. Sillutavad ju just sellised masinad teed uuele meetodile, kuidas suhtuda transporti, aga seda läbi mängulisuse ja lustimise. Isiklikult näengi Tesla sihtgruppi kui inimesi, kelle sissetulek võimaldab neil olla vaimsed 6-aastased, aga vajadus praktilisuse järgi on kui täiskasvanutel. Naljakas kontrast tekkis, kui peale 2 nädalat istusin vedelikuna kütust tarbiva autorooli ning mõistsin, et Model X on tulevikus standard, mis teeb täna juba enamus asju paremini kui klassikaline auto. Teine naljakas kontrast on see, et Tesla tundub ainukene firma maailmas, kes on viimased 15 aastat töötanud selle nimel, et Elonil oleks kütust rakettide jaoks ning tõsistel fännidel võimalik ka tulevikus oma klassikalisi Ferrarisid, Porschesid ja Lamborghinisid sõitma viia. Puudutan ka natukene arutelud Tesla pankrotti minemise osas. See ei ole oluline. Tänu neile on taas käima lükatud elektriautode buum. Iga tootja portfellis on need olemas või kohe-kohe tulemas. Hetkel teeb Tesla parimaid elektriautosid, mille troonilt tõukamine võtab kohmakatel korporatsioonidel veel aastaid. Eeldusel, et Tesla jääb arenduses seisma.